24-aastane Naveed Akram arreteeriti sündmuskohal ja viidi raskete vigastustega Sydney. Tema 50-aastane isa, kelle nimi on Sydney Morning Heraldi andmetel Sajid Akramina, lasi politsei maha. The Guardian märgib, et politsei pole arvatavate tapjate nimesid veel kinnitanud. Politsei teatel on tapatalgutes osalenud noore mees politseile ja julgeolekuasutustele varasemast tuttav. Vanema mehe nimele oli registreeritud 6 relva ja kõik need on politsei kätte saanud. Sündmuskohal kasutati väidetavalt vintrelva ja haavlipüssi. Teised relvad leidis politsei ühest kahtlusaluste majast. Kohalik politsei ülem teatas, et senistel andmetel ei viita miski sellele, et kumbki meestest rünnakut planeeris. Tema sõnul oli vanemal mehel relvaluba olnud 10 aastat. Terrorirünnaku kangelaseks sai 43-aastane puuviljapoe omanik Ahmed Al-Ahmad, kes haaras tulistamise ajal ühe terroristidest nupu võttesse ja sundis teda relva loovutama. Kui terrorist taganema asus, pani ka kangelane relva käest, vältides sel moel ise politseinike sihtmärgiks sattumist. Sündmuste käigus suunas oma relva tema poole ka tulistaja kaaslane, tekitades vaheleastunule 2 kuulihaava. Al-Ahmad sai haavata õlga ja kätte ning teda ootab operatsioon.